Tervist! Fookuses saade eetris ja teisel pool lauda on Varro Vooglaid. Tere, Varro! Tere, Markus! Täna räägime OSCE ODIHR-i raportist, mis siis lõpuks ometi välja tuli ja mida Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istungil täna hommikul ka arutati. Ja vaatasin ka seda istungit tervikuna ning peamine, mis sealt võib-olla välja tuleb, on tõesti see, et ODIHR-i ametnikud üritavad võimalikult vältida seda olukorda, et keegi võiks neile panna süüks, et nad sekkuvad ühe riigi siseasjadesse. Et see keel ja keelekasutus on suhteliselt diplomaatiline, kui nii väljendada. Jah, kui pehmelt väljendada. Ja eks see ongi asi, millest tuleb aru saada kogu seda asja hinnates, nii seda teksti hinnates kui ka seda tänast koosolekut hinnates, et nad ongi ettevaatlikud. Ja kõik see kriitika, mille nad esitavad, peab olema esitatud sellises vormis, et neid ei saa nagu süüdistama hakata vähemalt põhjendatult. Et me teame, et meie riigis saab inimesi hakata süüdistama ka põhjendamatult. Aga ütleme nii, et selle eest ei saa keegi ennast kaitsta. Aga kui vaadata seda kriitikat sisuliselt, siis ma ikkagi julgen küll väita, et tegemist on vägagi põhimõtteliste tähelepanekutega. Ja tegelikult ka tänasel komisjoni istungil seda dokumenti kommenteerides, nad ütlesid ikkagi asju, mis on väga suure kaaluga. Kuni sinnamaani välja, et kuni ei ole internetihääletuste süsteem ikkagi otsast lõpuni kontrollitav krüptograafiliselt, siis me ei saa rääkida tegelikult usaldusväärsest süsteemist. Seda nad ütlesid selgelt tänasel koosolekul välja. Ja see on ikkagi väga põhimõtteline kriitika, sest et teatavasti meile lubati süsteemi loojate poolt juba 2017. aastal, et nüüd on otsast lõpuni kontrollitav. Aga mis selgus oli see, et valetati, et tegelikult ei olnud. Ja ei olnud ka veel 2023. aasta Riigikogu valimistel ega ei ole ka praegu. Nii et ainuüksi need asjaolud tegelikult on sellised, mis osutavad, et siin on ikkagi pinnal peidus väga palju valgust kartvat. Ja seesama järeldus nähtub vaadates, millisel viisil siin riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe on korruptsioonivastase erikomisjoni istungitel vastimas käinud, et ausalt öeldes tundub, et seal pinnal on peidus ikkagi midagi päris koledat. No tundub küll, et võib-olla enne kui me selle ODIHR-i raporti juurde jõuame, vaatakski ja kommenteeriks natukene seda, mis siis esmaspäevasel, kui ma ei eksi, sama komisjoni istungil, Riigikogu korruptsioonivastase komisjoni istungil, siis ütleb Arne Koitmäe sinu küsimusele jällegi, et kas on olemas need videod, mis tõestavad siis, et on toimunud auditeerimine või mitte. Võib-olla vaatame seda videot. Suur tänu, seda enam, et ma ei ole komisjoni liige teatavasti, ei ole siin täna ka asendusliikmena, aga minu meelest oli tõesti eelmise nädala komisjoni istungilt üks väga tõsine küsimus õhku ja ma tahaksingi võib-olla siis esitada väikse täiendava küsimuse, et saada selgust. See on avalikust huvitav küsimus, mitte ainult mind. Et taust oli siis see, et mäletatavasti eelmise nädala istungil sai küsitud selle kohta, millele on osutanud OSCE, varem on osutanud ka Ago Samoson, toetudes Kristjan Tüüna magistritööle, et 2023. aasta Riigikogu valimistel selles faasis, kus kehtivad e-hääled eraldati siis eraldati ühesõnaga tühistatud häältest ja anonüümiseeriti, oli teoreetiliselt võimalik neid välja vahetada. Nüüd Arne Koitmäe, riigi valimisteenistuse juht, on öelnud, et see võimalus välistati audiitori poolt pisteliste kontrollide läbiviimisega, aga kui eelmisel nädalal sai küsitud, et kas on mingisuguseid tõendeid, millest nähtuks, et sellise pistelisi kontrolli ka päriselt läbi viidi, eriti silmas pidades vaatlejate hinnangut, et nemad ei mäleta selliste pisteliste kontrollide läbiviimist, siis saime kuulda, et mingit tõendeid tegelikult ei ole. Aga üks väga oluline aspekt jäi üles ja kahju, et ei jõudnud seda adresseerida siis, nüüd ma teeksingi seda siin, et Märt Põder mainis vaatlejana, et oli küsitud riigi valimisteenistuse käest, kas saadakse pärast vaatlejatena ligipääs nendele videodele, mis tehakse audiitori tegevusest. Ja olevat antud ka kinnitus, et jah, antakse ligipääs nendele videotele. Nüüd, kui pärast küsiti ligipääsu nendele videotele, siis öeldi, et paraku puudub tehniline võimekus nende videode väljastamiseks. Ja võt sellega seonduvalt ma nüüd tahaksingi küsida esiteks seda, et miks ei käitutud vastavalt oma lubadusele anda vaatlejatele siis need videod, mille pealt oleks võimalik kontrollida ja veenduda kõigest, mida audiitor tegi või teinud. Ja teiseks, et kas need videod on endiselt alles, kui on alles, siis kuidas saab nendega tutvuda, kuidas meiega Riigikogu liikmetena saaksime nendega tutvuda, kuidas vaatlejad saavad nendega tutvuda. Ja kui ei ole alles, siis miks neid enam alles ei ole, et seal ju ei ole mitte mingid isikuandmeid ega midagi muud sellist, mille tõttu peaks need hävitama. Nii et 2 küsimust. Miks ei antud vaatlejatele neid, kuigi lubati anda?
Ja teiseks, kas on alles ja kui ei ole, siis miks ei ole? Aitäh! Küsimus on mul natuke selles mõttes ootamatu, et ma ei ole sellesse teemasse enne koosolekut süvenenud. Kui vaatajad seda ligipääsu küsisid, siis ma peaksin otsima selle kirjavahetuse üles, mis need täpselt põhjendused olid. Üks põhjendus on võimalik, et isikuandmetega seonduv, aga tehnilise võimekuse osas võib see olla seotud Teamsi salvestamissüsteemiga, aga mingit täpset vastust ma niimoodi käigu pealt ei oska anda kahjuks. Kiire täpsustuse korras ma küsin ikkagi seda, et kas see vastab tõele, et riigi valimisteenistus lubas vaatlejatele valimiste eelselt, et pärast neile võimaldatakse ligipääs nendele videodele. Et kui see vastab tõele, siis miks te sellise lubaduse andsite, kui te pärast ei olnud nõus sellest kinni pidama? Ja teine küsimus minu eelnevalt esitatust on siiani vastamata, kas need videod on alles? Kui on alles, siis kuidas me saame nendega tutvuda ja kui ei ole alles, siis miks need enam alles ei ole? Aitäh. Esimest küsimust ma ei oska kommenteerida. Mis puudutab seda, kas videod on alles, siis minule teadaolevalt nad ei ole enam alles, nad on kustutatud. Aga miks te ei oska seda kommenteerida, kui teie ise olete riigi valimisteenistuse juht? Te peaksite ju teadma, kas lubati ligipääs nendele videodele või lubatud ligipääsu nendele videodele. Ja kui lubati, siis miks seda lubadust ei täidetud? Aitäh. No tegemist ei ole selles mõttes seadusest tuleneva kohustusega. Et me ei saa anda sellist lubadust toimingu kohta, mida ei ole olemas. Ja, aitäh, et nagu me vist saime aru, et oli antud lubadus, nüüd tuleb välja, et sellist lubadust isegi ei tohtinud anda ja nagu ma saan aru, et ei Riigikogu liikmetele ega komisjoni liikmetele ei ole täna võimalik ka saada ligipääsu nendele videotele, sest neid videosid enam ei ole alles, et need on kõik hävitatud. Kuna, jah, ma võin täpsustada, et kuna mina isiklikult vaatajatele neid kutseid ei saatnud, siis ma pean täpsustama kolleegide käest, millised need kokkulepped olid. No siin tõepoolest nagu esimese asjana, mis välja tuleb see, et millega Koitmäe on juba silma paistnud selle sama komisjoni istungil, on see, et A, ta kas mängib lolli või B, ta, ma ei hakka seda siin välja ütlema siis, et või võite ise mõelda. Et, suboptimaalse intellektuaalse võimekusega inimene. Täpselt. Et põhimõtteliselt ta ei vasta elementaarsele küsimusele. Ta ei ole võimeline vastama nagu elementaarsetele küsimustele. Ma arvan, et ta isegi on võimeline vastama, aga tõesti see vassimise tasand on siin midagi täiesti enneolematut ausalt öeldes. Jaa, on küll, jah. Ja see on mitte ainult midagi enneolematut, vaid see on ka midagi sellist, mille tõttu minu meelest juba peaks tõstatama küsimuse tema sobivusest oma ametikohale. Et ikkagi see on väga sensitiivne ametikoht. Seal peab olema inimene, kes on eeskujulikult aus, sirgjooneline ja nii edasi, mida tema puhul küll ei näe. Pigem näed täpselt vastupidist, käib jube keerutamine, seisukohtade muutmine, vassimine. Et sellist inimest juba sellise käitumise tõttu ei tohiks sellise koha peale usaldada. Rääkimata sellest, et ikkagi valimisvaatlejate sõnul on ta ka mitmete oluliste asjade kohta ikkagi sõnaselgelt valetanud. Ja on valetanud ka nende väidetavate audiitori pisteliste kontrollide kohta, mille kohta ma siis küsisingi neid videotõendeid, eks. Sest vaatlejad ütlevad, et nemad viibisid auditeerimise juures ja mitte mingisuguseid pistelisi kontrollile läbi ei viidud. Noh, siis Koitmäe selle peale hakkas rääkima, no vaatlejad ei saanudki neid näha, sellepärast, et see on selline väga sensitiivne, tundlik moment auditeerimises, kus tegelikult rikutakse hääle salajasuse põhimõtet. Et audiitor võrdleb siis neid, kuidas öelda, isikustatud krüptogramme nüüd juba anonüümiseeritud krüptogrammidega ja vaatab, et kas need siis langevad kokku pisteliselt, eks ole. Aga selleks, et seda teha, ta peab tegelikult isikustatud hääle ju avama.
vaatama ja nägema ka isikuandmeid, kelle hääl, kellele antud, kust antud, mis kelle antud, kogu see informatsioon on seal ju veel sees. Mis on tegelikult juba häälesalajasuse rikkumine, mida ta avalikult istungil tunnistas. Et jah, et selles mõttes, et kuna seal nähti isikuandmeid, siis seda ei saanudki vaatlejatele näidata. Enne seda ta oli mulle ütelnud, et ta oleksid võinud ju tulla ise vaatlema, kui ta oleksid tahtnud neid pistelisi kontrolle näha. Nüüd, kui vaatlejad ütlevad, et aga nemad olid seal vaatlemas ja ei näinud neid pistelisi kontrolle, muidugi ei näinud, sest neid ei saanudki ju näha. See on selles mõttes jabur, mis siis mulle ütleb, miks sa ise vaatama ei tulnud. Ja mille peale omakorda vaatlejad ütlevad, et aga meie olime kohal ja me ka ei näinud, et audiitor oleks teinud mingisuguseid toiminguid, mida meil ei lubatud vaadelda. Mille peale on mökk. Ehk siis me näeme juba mitu valet on teineteise otsa. Aga siis on olemas tegelikult see, et kust tuli see nii-öelda see videot. Siis me jõuamegi. Olemas tehtud nii-öelda valimisteenistuse poolt mingid videod, mis siis peaksid tõestama põhimõtteliselt seda, et audiitor reaalselt istub seal ja teeb siis mingisuguseid pistelisi kontrolle või? Nojah, sellest ekraanist on ka pilt, mida ta siis reaalselt toimetab seal, et milliseid käsklusi ta süsteemile jagab ja mida ta siis kontrollib konkreetselt. Ja nüüd jõuamegi sinna punkti, et siis nagu viimane tõend, millega valimisteenistus saaks tõendada, et neid pistelisi kontrolle reaalselt läbi viidi, olgugi et vaatlejad ütlevad, et ei viidud, et te valetate, et need viidi läbi, on need videod. Ja siis üle-eelmise nädala komisjoni istungil jäigi see küsimus õhku, ei jõudnud kõiki küsimusi ära küsida seal. Teised tahtsid ka küsida ja ma menetlesin oma sõnavooru. Ja see, mis me enne vaatasime, siin oli ka see, et see oli mõned minutid, mul anti 3 minutit, et ma nüüd selleks hetkeks juba küsinud 6 minutit, et ma ütlesin, et ma ei hakka kuritarvitama oma võimalust, sest ma ei olnud isegi tegelikult ju ametlikult komisjoni liikmena seal. Nii et küsimused jäid õhku, aga ma tulen tagasi selle videode juurde, et siis ta ütleski, et üle-eelmisel nädalal, et jäi küsimus sellest, et aga videod võiksid ju olla nüüd viimaseks tõendiks, mille kaudu on siis võimalik veenduda, kas ta valetab või valeta, kas viidi läbi pistelised kontrollid või viidud, eks. Ja siis Märt Põder teatavasti ütles, et valimisteenistus lubas neid videosid enne valimisi ja pärast öeldi, et tegelikult ikka ei anna, et meil puudub mingi tehniline võimekus nende väljastamiseks. Ja mis nüüd on eriti naljakas kogu selle asja juures on see, et mitte naljakas, vaid tegelikult sünge, et nagu me eelnevalt klipis nägime, tõesti, et need videod on kustutatud. Nüüd, mis sa arvad, kas 2019. aasta Riigikogu valimiste samasugused videod, analoogilised videod, mis näitavad audiitori tegevust, on tänaseks kustutatud või ei ole? Mis sa arvad? Ei ole. Ei ole. Need on avalikult kättesaadavad YouTube'ist või igaüks vaadata. 2019. aasta samad videod on siiani avalikult kättesaadavad ja midagi pole ära kustutatud. Nüüd tekib küsimus, et kui on mingi reegel, mille tõttu need videod peaks kustutama ära mingi aja jooksul, siis see peaks ju kehtima nii 19. aasta kui 23. aasta valimiste puhul. Nüüd, kui ei ole reeglit sellist, tundub, et ei ole, sest 19. aasta videod on ennast olemas, siis miks on 23. aasta videod ära kustutatud? Mis on ainuke tõend, mis saaks näidata, et audiitor päriselt viis läbi neid pistelisi kontrolle, et veenduda, et häälte väljavahetamist ei toimunud olukorras, kus seda oli võimalik teha. Miks need on kustutatud siis? Kes kustutas? Millal? Kuidas see protokolliti? Võib-olla kustutati päev enne seda komisjoni istungit, et saaks vastata, et on kustutatud. Ma ei tea mitte midagi selle kohta. Ehk siin on nagu jube palju vastamata küsimusi endiselt, mille tuleb nüüd jätkuvalt hakata vastuseid nõudma. Nüüd tuleb paraku ainult istungjärk saab läbi. Et keeruline on seda nüüd jätkuvalt teha. See on muuseas väga huvitav, et kogu see asi on ju välja tulnud ajal, mil Riigikogu läheb homme siis ju suvepuhkusele, eks ju. Et räägitakse küll siin seadusandja võimalusest midagi parandada, kaasa arvatud see Odihri raport ja Odihri ametnikud, kes seal räägivad pidevalt kogu sellest, et ja loomulikult ongi Eesti seadusandjal see peamine vastutus ja jõud midagi muuta selles küsimuses, eks ju. Aga nüüd siis oleme nagu põhimõtteliselt puhkuse eelsel päeval ja septembrikuus alles hakkab kuskil esimesel-teisel nädalal see Riigikogu töö seal pihta. Sinnamaani jõuab nagu vett merre voolata päris tükk aega ja suvemõnusid nauditakse kuskil ja kogu see asi. Selleks saaks mulle 3. maailmasõja juba täies purjes. Võib ka seda juhtuda. Praegu vaadates, mis toimub nagu Iraanis ja kuidas Trump põhimõtteliselt kogu oma valijabaasi petab seal, et olles põhimõtteliselt sekkumise äärel või juba praktiliselt sekkunud tegelikult Iraani konflikti. No ja kui see nii läheb, siis loomulikult mingi Eesti e-valimiste teema ei huvita mitte kedagi. See ei huvita mitte kedagi, jah, loomulikult. Aga tuleme selle videote juurde tagasi, et Koitmäe ju tegelikult ka rääkis, et need videod on ju olemas, eks ju. Ta rääkis sellele Märt Põderile, et neid videod võib siis vaadata, et seal on mingisugunegi nagu tõendus sellele. Ja siis ta nüüd tuleb järgmise komisjoni istungile ja ütleb, et tegelikult videoid enam ei ole. See on ju nagu jällegi hullumeelne nagu olukord,
vale täiesti. Ma ei mäleta, kas ise väitis, et need on olemas, Märt küsis nende kohta, et kas siis videotest nähtub see, et audiitor neid pistelisi kontrolli läbi viis, siis ta ütles, et ma ei saa küsimusest aru, hakkas see midagi vassima ja keerutama ja sinna see küsimus nagu jäi, et jäi nagu lahtiseks, ta aga ei eitanud nende videode olemasolu sellel komisjoni istungil. Ma täpselt ei mäleta, kuidas see sõnastus seal oli. Aga igal juhul jah, selleks nädalaks sai tulla komisjoni öelda, et videost pole enam. Kahju. Muidu saaksite veenduda nendele tuginedes, kas ma valetasin või ei valetanud, aga nüüd paraku näete seda võimalust enam. Aga kas sa oled uurinud midagi, et kas valimiskomisjonil on üleüldse mingisugune kohustus neid videoid kuidagi säilitada või on seal mingisugune seaduslik nagu raamistik üleüldse, mida nad peavad selle materjaliga tegema? Ma ei olegi nüüd jõudnud, kuna see intsident oli, eks ole, alles siin mõne päeva eest. Ja praegu on tihe olnud, siis ma ei ole jõudnud süveneda nendesse küsimustesse täiendavalt ja mul on kindel plaan jätkata nende küsimuste esitamist kättesaadavate vahenditega, et Riigikogu liikmel on võimalik teha ka kirjalikke päringuid, millele on kohustatud nad vastama 10 päeva jooksul ja ma lähen kindlasti selle teemaga edasi veel enne kui siin sa kasutasid sõna suvepuhkusel, et nagu sa ei teaks, et Riigikogu liikmed ei puhka. Ei, nad kohtuvad valijatega. Töötavad valijatega, mitte ei kohtu, töötavad valijatega. Töötavad, väga õige. Oma suvilates küll. Riigivalitseja ei puhka kunagi. Ta on alati ainult valijatega. Jah, aga nali naljaks, aga enne kui ütleme niimoodi siirdun tööle valijatega, tahaksin ausalt öeldes ikkagi need päringud ära saata. Et mis siin nüüd ikkagi toimub? Ma arvan, ma tegelen sellega siin kas nädalavahetusel või tuleva nädala alguses enne jaanipäeva, et saaks need välja saadetud. Ja kindlasti loomulikult jätkuvalt ka hoian avalikus kursis, et panen siis välja ka need vastused, mis sealt tulevad. Millal kustutati, miks kustutati, kelle otsusega kustutati, kuidas see kustutamine protokolliti, kuidas me saame veenduda, et need kustutati siis, kui te väidate, et need kustutati. Ja miks 2019. aasta vastavaid videosid pole kustutatud siiamaani? Ühesõnaga, väga tõsised küsimused. Et nüüd, kui selgus, et 2023. aastal oli võimalik Riigikogu valimistel viia läbi massiivne pettus, vahetades sedeleid välja, ütleb Koitmäe, et jaa, kas seda võimalust ei kasutatud ja seda kontrolliti audiitori poolt pisteliste kontrollidega. Ainuke tõend, mis saab kinnitada, et audiitor neid pistelisi kontrolle ka reaalselt läbi viis, olukorras, kus vaatlejad ütlevad, et ei viinud, on need videod. Ja nüüd selgub, et need videod on kustutatud. Miks? Kui 2019. aasta videod on alles. Et väga halb näeb välja see asi. Väga halb näeb välja, et üks võimalus miks on see, et valimisi ongi võltsitud. Ja see on peamine põhjus, mis võiks olla, eks ole, et kui need videod oleks alles, siis sealt ju nähtuks, et tegelikult ei kasutatud seda pistelise kontrolli võimalust, mida ta väidab, et kasutati. Just. Ja sellisel juhul ei ole, esiteks selgub siis see, et ta valetas, et nende pisteliste kontrollide kohta. Sõna selgelt valetas, eks. Ja teiseks selgub see, et aga siis ei olegi tegelikult kunagi kontrollitud mitte kuidagi, et neid sedelid välja ei vahetatud siseringi inimeste poolt või välise rünnaku kaudu. Ja, absoluutselt, et kui me vaatame neid... Mis omakorda tähendab, et ta peaks tagasi astuma. Kes selle eest vastutamas peab, et sellised kontrollid läbi viidaks. Ja kui me vaatame valimistulemusi loomulikult, et millised tulemused olid paberhäälte saabudes ja millised tulemused olid e-häälte saabudes, siis need erinevad nagu öö ja päev loomulikult. Ühel puhul olid sina Riigikogus sees, teise puhul ei olnud. No mina olin ühel puhul ja paljud teised olid veel Riigikogus sees. Et seal olid mitmed sellised juhtumid. Aga tulles nüüd selle Odihri raporti juurde, siis võib-olla nagu peamine asi, mida mina siit ka esile tõstaksin, olles seda komisjoni istungit kuulanud, pean tunnistama, et mulle tegelikult oleks meeldinud lihtsalt vahemärkusena, oleks meeldinud kuulata nende otsest nii-öelda ingliskeelset vastust, et ma pean tunnistama, et see otsetõlge ei ole sellise teksti puhul kõige nagu paremini arusaadav, et otsetõlge on nagu ta on. Ma muuseas kartsin seda istungi ajal. Ma tegelikult mõtlesin enne selle saatest tulekut täitsa iseseisvalt ja eraldiseisvalt sellest, et äkki saaks paluda Riigikogu vastaval osakonnal, et nad paneksid ka selle toore asja välja. Jah, mulle väga meeldiks see, et ma saaks mina ei kuulnud üldse tõlget. Ma tean, te ei kuulnud üldse tõlget. Me mitte midagi kuulnud. Meil ei tõlgitud nende juttu ja meie juttu tõlgitud neile sellisel viisil, et meie seda ei kuulnud. Et mina ei olegi tegelikult seda tõlkeversiooni üldse kuulnud. Ja selles mõttes ma kartsin, et Excel läheb üht-teist kaotusse, sellepärast, et see on päris tehniline. Ja täpselt, mulle tundus ka natukene, et see on natukene nagu eestikeelne Aristotelese Nikomachose eetika tõlge, et loed eestikeelset tõlget, ei saa absoluutselt millestki aru, loed itaaliakeelset ja siis on äkitselt kõik aru saadav. Et see tundus niimoodi, et see on tehniline... Eelusel, et sa oskad itaalia keelt. Eelusel, et sa oskad seda keelt, jah. Aga seal on nagu väga tehniline jutt, eks ju, ja see nagu tõlkija nagu paneb selle kuidagi automaatselt ümber ja ma pean täitsa ausalt üles tunnistama, et sellest ei ole nagu kõige paremini aru saadav. Et okei, ma küsin, et äkki nad saavad selle originaali panna välja. Ja see oleks väga hea.
see oleks väga hea, aga see selleks, et sealt tuli nagu korduvalt ikkagi välja see tasand, et Odihr peab ka väga tõsiseks probleemiks seda legitimiseerimise küsimust, eks ju. Et Odihr siin oma nendes soovitustes ja ka seal esitluses räägib see ametnik sellest ja pikalt, laialt, et põhimõtteliselt esiteks punkt 1, et Eesti on ainulaadne koht, eks ju, et Eesti on nii-öelda sui generis, et Eestis sellised e-valimised üleüldse toimuvad, eks ju, niivõrd mastaapselt, nii. Ja mis siis on nagu selleks vaja, et nad oleks legitimiseeritud, et eelkõige väga lai ühiskondlik aktsept sellele üle poliitiliste parteide. Nii, see peaks olema nagu üks tasand, et kogu ühiskond aksepteerib valimissüsteemi. Nii, et seal ei ole mitte mingeid probleeme. Seda Eestis loomulikult ei ole. Odihr oma selles raportis ka nagu mainib seda, eks ju, et nii EKRE, Isamaa isegi üllataval kombel, ma ei teadnud, mida nad teevad seal Odihriga kokku saades, aga Isamaa täpselt samamoodi ja Keskerakond mõlemad siis põhimõtteliselt opositsioon, toonane opositsioon, kui Odihr siin käis, on väga tõsiseid murekohti väljendanud, eks ju. Ja mingisugusest ühtsest nii-öelda parteiülesest või poliitilise elu ülesest akseptist e-valimistel ei saa Eestis nagu juttugi olla. Jaak Valge tõi välja selle, et 36%, kes enne oli akseptinud ja usaldanud e-hääletusi, on viimaste uurimuste järgi 39 neid, kes ei usalda. Vabandust, jah, 36 siis ei usaldanud, nüüd siis on tõusnud 39% peale. Ehk siis ligi 40% rahvast ei usalda e-hääletust. Ja Odihri raportis ka pidevalt räägitakse sellest, kuidas on vaja selgitada valijatele ja ühiskonnale nii-öelda võimalikult arusaadava keelega, mida siis need valimised endast tegelikult kujutavad ja mida see protsess ja süsteem endast kujutab. Ja kõikides nendes aspektides on ju Eesti olukord täiesti vastupidine. Nojah, ja tegelikult mina arvan, et seda ei olegi võimalik tegelikult ära selgitada. Sellepärast, et tänase komisjoni istungil kasutasin sellele, et see probleem on fundamentaalne. No kuidas sa selgitad? No ma ei tea, kuidas sa selgitad ära 99% inimestest, kellel puuduvad igasugused IT-alased teadmised, et kuidas see süsteem nüüd toimib? Eks ole, kuidas sa selgitad neile ära seda sellisel tasemel, et nad on suutelised tegutsema vaatlejatena näiteks? Ma arvan, et see on võimatu. Ma arvan, et see on põhimõtteliselt võimatu. Sa võid ju selgitada mingile protsendile ja võib-olla natuke suuremale protsendile mingil määral, aga sellisel määral nagu pabervaatlemised on vaadeldavad. Nii et 99% inimestest, kes ütleme niimoodi, et omavad nagu vähemalt keskmist intellektuaalset võimekust, on suutelised sellest rahulikult aru saama. No midagi ei ole, paned siit selle ümbriku sisse, niimoodi selle paned teise ümbriku sisse, nii et siis need lähevad sinna, seal avatakse. No kõik on arusaadav, nüüd sa saad oma silmadega vaadata, kas tegite nii nagu oli, on ju. Mitte mingit probleemi ei ole vaadelda. Täiesti tavalisel inimesel tänavalt seda pärast võib-olla tunniajalist instruktsiooni, eks. E-valimistega täiesti võimata. Mida ma vaatan nüüd, ütleme nagu audiitor vaatad seda mingit koodijuppe seal ekraani peal, et mida ma oskan siin nagu vaadelda, eks ole, et kuidas ma kontrollin nüüd midagi siin või vaatan, et täiesti võimatu. Nii et mina arvan, et siin on ka see põhimõtteline probleem. Ja tegelikult sellist süsteemilist põhimõtteliselt ei saa kasutada, mida enamik inimesi ei ole suutelised vaatlema. Et võib-olla tõesti, kui me kunagi oleme mingi hüperdigitaliseeritud ühiskond, kus ma ei tea, selline IT-kirjaoskus on sama elementaarne nagu lugemisoskuseks, et 95% inimesed on IT-kirjaoskajad sellisel määral oskavad kodeerida ja ühtlasi tuvastada siis nagu anomaaliaid koodi lugedaseks. Siis võib-olla tõesti. Aga seni on see täiesti võimatu. Aga jah, sinu üks põhimõttelise tähelepaneku juurde tulles loomulikult, et kui ikkagi mitmed 10%, me räägime juba ligi 40% inimestest ja ilmselt see protsent veel kasvab, sest et täiendav kriitika tuleb ju peale autoriteetsest allikast, ei usalda süsteemi, siis peaks olema elementaarne, et jah, siis sellist süsteemi kasutada ei saa. Mis teha? Ükskõik kui hea süsteem see ei ole. Ja ükskõik kui vajalikuks seda ei peeta, et kui ikkagi väga suur osa ühiskonnast ei usalda, siis ei saa kasutada. Mul läheb lihtsalt riigivõimu legitiimsus kaotsina. Kumb siis suurem hüve on? Nii et see on kindlasti üks väga oluline kriitika.
Absoluutselt on. Ja räägitakse loomulikult sellest, et ka igasugused nii-öelda eksperdid ja akadeemikud ja kodanikuühiskonna esindajad peaksid olema lubatud selle süsteemi juurde vaatlema, seda kritiseerima, et meil tegelikult ju puudub üleüldse ja räägitakse pidevalt ka sellest siin raportis, see nii-öelda sellisest legitiimsest ja kuidas siis öelda, argumenteeritud debati vajadusest, eks ju. Meil ju puudub igasugune argumenteeritud debatt. Meil siin toimub põhimõtteliselt nagu ühelt poolt valitsuserakondade, Reformierakonna, E200 sotsialistide poolt on lihtsalt selline dogmaatiline positsioon sellest, et te peate usaldama e-valimisi, see on meie riigi garantii, need on õiged, need on puhtad, need on head, seal ei ole juhtu mitte midagi ja teisel pool, kes siis toob välja erinevaid kitsaskohti, nendele lihtsalt asetatakse vastu julm nii-öelda propagandarelv, et õõnestate Eesti valimissüsteemi ja vaata, et peaaegu olete nagu riigivastased, et ega siin midagi ei ole. Ma ei tea, kas sa nägid, meie sõber ja kolleeg Veiko tegi väga hea ulatas abiga ja võib-olla vaatame seda. Et ta ütles kohe, et lihtsalt, et ei peaks inimesed liiga palju pingutama, hea kodanik tuleb appi ja sõnastab nende jaoks need põhilised jutupunktid ära kiiresti. Just. Probleeme pole. OSCE soovitas teha Eesti täiuslikud e-valimised veelgi paremaks. OSCE on, kui on probleemideks, siis OSCE on Kremli käepikendus, mille eesmärk on õõnestada Eesti liberaalset demokraatiat. Kohalikel paremäärmuslastel ei tohi lasta tegeleda e-valimiste teemaga, see on Kremli huvides. E-valimised on Eesti demokraatia turvatagatis, et Kremli-meelsed jõud ei pääseks võimule, väga oluline punkt seal juures. Eesti demokraatia ultimatiivne kaitsevall selline, hoia veemale need valed jõud. Ja siis viimaseks ajal, mil Ukraina sõdib Eesti eest, ei tohi fookust viia kõrvalistele küsimustele. Kusjuures 4. punkt seal e-valimised on Eesti demokraatia turvatagatis, et Kremli-meelsed jõud ei pääseks võimule. Seal ei aktualiseeru kunagi Stratkomile ega tema publikule küsimus, et vabandust, kas valimised on võltsitud või ei. Oluline on see, et Kremli-meelsed jõud ei saa võimule. Ei no see on see, mida me kirikute ja koguduste seadusega näeme, eks ole, et see, kas ta on põhiseadusega kooskõlas või mitte, et see on nagu sellest rääkimine kuidagi halb toon, eks ole, kuidas sa nüüd niimoodi nagu teed, eks ole, et me räägime siin Eesti julgeoleku tagamisest, sa tuled siin midagi susserdama mingi põhiseaduslikkuse jutuga, no nad ässitasid veel presidendiga üles, et nüüd temaga ütlesid, see on täielik sigadus on. Ja nii ongi, ega me võime siin nalja teha nende asjade üle, aga tegelikult see väärtuste hierarhia ja printsiipide hierarhia on hoopis teistsugune. Et ongi nii. Ma kusjuures mõtlen, Veiko on seda kirjutanud niimoodi, pooleldi tõeselt, pooleldi naljaga, aga see on väga tõsine tõe element sees, eks ole. Et ma üldsegi imesta, kui nad käsitlevadki e-valimiste süsteemi ultimatiivse kaitse tagatisena sellele, et valed jõud ei saaks võimule, eks ole. Et me peame Eestit kaitsma valede poliitiliste jõudude eest, kelle tegevus on Eestile kahjulik. Ja kuidas me seda lõpuks tagame, kui rahvas valib need võimule, siis viimases hädas peab olema mingi mehhanism, mille kaudu tagada, et aga see sama argument on igal pool juba Euroopas välja tulnud, et kui me vaatame siin, kuidas AfD-sse suhtutakse Saksamaal, Saksamaa peavoolupoliitilised jõud on tahtnud AfD-d ära keelata põhimõtteliselt äärmusorganisatsiooniks, riikliku turvalisuse vastaseks organisatsiooniks, riigivastaseks organisatsiooniks kuulutada, ega see on ju täpselt selles samas liinis, et võibki juhtuda niimoodi, et mingisugused ühed jõud kuulutatakse lihtsalt siis ja kui juhtub see olukord, et inimesed neid valivad, nii nagu AfD on praegu Saksamaa kõige soositum partei, peaksid neid valima, siis võtamegi sellised e-hääletuse asjad abiks, et siis nagu krutime vahepeal seal hääli. Ja, et see on nagu tuntud retoorika juba. No ongi ja ega retoorilisel tasandil me näeme seda veel suhteliselt vähe, aga ma arvan, et see, mis retoorilisel tasandil taustal toimub, see on ikkagi vägagi lähedal sellele, mida me siin kirjeldasime. Aga muuseas, mis see raportisse endasse veel puutub, siis ma soovitaksin, ma panin korra siia ekraanile ka selle, et soovitaksin objektiivi teha tõlge sellest esimesest osast, siit alates. Et siin on tegelikult alguses kokkuvõte päris kenasti ära tehtud, kuni punktini K, A kuni K. Et mis on siis need põhipunktid, et kui pärast lähed sinna sisuosa juurde, siis nad hakkavad kõiki neid asju vastavates paragrahvides, need 59, 65, 68 nagu lähemalt lahti kirjutama. Aga kui tahta sellist lühikokkuvõtet nende kriitikast, siis siin on see ilusasti esile toodud. Ma omalt poolt tegin ka võib-olla ja natuke teistmoodi süstematiseerides kokkuvõtte põhipunktidest.
Aga kui neid vaadata sisuliselt, siis on siin ikkagi väga tõsised asjad. See ei ole üldsegi mingisugune selline, kuidas öelda, detailide kallal õiendamine või juuksekarva pooleks ajamine või mis iganes väljendid siit kasutada. Et kui ikkagi räägitakse sellest, et on puudujäägid õigusraamistikus ja protseduurides, räägitakse sellest, et on ebapiisavad tagatised hääletussalajasuse ja aususe jaoks, edasi piiratud läbipaistvus ja avalik järelevalve. Valimist ei ole piisavalt läbipaistvad ja puudulik järelevalvesüsteem. See on fundamentaalne kriitika. Tehnilised ja turvalisusega seotud probleemid. Ja siis kritiseeritakse kaebuste esitamise süsteemi ja kritiseeritakse ebapiisavat kriminaalvastutust, mis on ette nähtud e-valimistele spetsiifiliste rikkumiste eest. Ja need puudub tegelikult kohane kriminaalõiguslik regulatsioon, mis peaks toimima ka preventatiivselt, eks ole, et need rikkumise ärahoidvalt. Ja lõpetuseks osutatakse ka sellele, et on ühiskond poliitiliselt lõhestatud selles küsimuses. Ja sellega seonduvalt on suured usaldus- ja legitiimsusprobleemid. Nii et ma ei hakkagi praegu detailsemalt omalt poolt siin kõike seda rääkima, aga need ei ole mingisugused detaili küsimused, need on põhimõttelised. Ja ma omalt poolt küsisin ka komisjoni istungil, kas ma saan õigesti aru, et kõige tõsisem probleem on ikkagi see otsast lõpuni kontrollitavuse puudumine. Et puuduvad krüptograafilised kontrollid, mida võiks siis läbi viia iga inimene, kes vastavat pädevust omab. Ma mõtlen mitte ametlikku pädevust, et sisulist pädevust ehk siis kompetentsust, eks. Ma ei tea, Märt Põder näiteks. Et saaks krüptograafiliselt kontrollida, kas on otsast lõpuni asi terviklik või on kusagil protsessi käigus tehtud mingisuguseid liigutusi, mille kohaselt näed, et matemaatiline vastavus puudub. Ja nad ütlesid jah, et see on tõesti, ja pean selle kohaselt välja otsima ka sellest tänasest koosolekust, kus ta ütles, et ilma otsast lõpuni kontrollitavuseta me tegelikult ei saa usaldusväärsest valimissüsteemist rääkida. Ja see on fundamentaalne, täiesti fundamentaalne. Ja meil on mitukümmend aastat jooksustatud süsteemi, mis ei ole otsast lõpuni kontrollitav. Kusjuures on veel valetatud, et on. See on veel eriti oluline. 2017. aastal juba valetati, et nüüd on saavutatud otsast lõpuni kontrollitavus, mis oleks siis pidanud teostama ka 2019. aasta Riigikogu valimistel, ei teostanud. Ja siis oleks pidanud teostama 2023. aasta Riigikogu valimistel, ei teostanud. Ja nüüd siin me siis oleme, 40% kodanikest ei usalda süsteemi. Loomulikult ei usalda. Kui üha rohkem tuleb pinnale sellised asjaolusid, mille tõttu ei saagi usaldada. Üks tasand, mis sellel esitlusel välja tuli, oli nii-öelda populaarkaebuste teema. Et Riigikohus on ju ka otsustanud seda, et inimene, kes nii-öelda, kelle huve otseselt siis ei ole rikutud valimissüsteemi poolt, ei saa esitada populaarkaebusi. See oli Märt Põder, eks ju, kes tegi populaarkaebuse. Et põhimõtteliselt saab siis teha ainult see inimene selle kaebuse Riigikohtule või valimiskomisjonile ja valimiskomisjoni sealt edasi Riigikohtule, et kes siis kahtlustab, et tema enda hääl on kuidagi kas lugemata jäetud või tema enda kaasusega on midagi juhtunud, ükskõik mida see siis võib seal valimissüsteemis olla. Aga seda, et sa teed põhimõttelisi kaebusi, nii, et näiteks loeti kokku e-hääled, mis olid kehtetud. Ja mis loed e-hääled kokku, oled olnud vaatlejana seal niimoodi, teed põhimõttelise kaebuse või näed mingeid probleeme. Ma toon näite lihtsalt sulle vahele, et teed kaebuse, et loeti kokku kehtetud e-hääled, eks. Ja siis samal ajal küsitakse sult, aga kas sina ise e-hääletasid, sest mina hääletasin paberil. No aga siis see sinu õigus ei puuduta. Ongi kõik, eks. Aga vabandust, ma toon esile väga fundamentaalse probleemi, et loeti kokku kehtetud e-hääled, mis oligi tõsi 2023. aasta valimistest, mille kohta Märt tegigi kaebuse, eks. Märt tegi kaebuse ja ütles ka siin sama stuudios muuseas, et ta võib tõendada selle sama kaasuse baasil, et Eesti e-valimised olidki võltsitud. Et ta seda tunnistas siin, et loeti kokku kehtetuid e-hääli. See on juba põhimõtteliselt jäme rikkumine. Mis peaks tegelikult tähendama, et valimised on tühised. Ja. Aga ei, et sul ei ole õigust sellist kaebust esitada, sest see ei puuduta otseselt sinu õigusi. Ja ongi kõik, eks. Ja ma küsisin tänasel istungil ka nende käest, et kas näiteks see oleks üks konkreetne asi, mille kaudu saaks teha süsteemi paremaks, et absoluutse miinimumina anda ametlikult vaatlejateks registreerinud isikutele populaarkaebuse esitamise õigus. Nad ütlesid, jah, absoluutselt, et paljudes riikides ongi täpselt nii tehtud. Nüüd ongi küsimus, et
see vastus seal komisjonis ei olnud kõige nagu parem, selles mõttes selle tõlkest tuli välja see, et ta ütles, et jah, et võib-olla põhjendatud pigem see, et populaarkaebust ei võib-olla nagu nii nagu laialt ei kasutata, et see võib olla seal, nii palju kui ma mäletan sealt. Ma ei tea, mina kuulsin nagu ma pean üle kuulama, aga mulle jäi nagu põhimõtteliselt kõrvu ikkagi see, et see on lahendus, mida paljudes riikides on kasutatud ja see võiks olla ka Eestis kasutatud. Palju neid vaatlejaid, see on neid ametlikke vaatajaid, ma ei tea. Ja seda küll, jah, absoluutselt, selle nii-öelda vaatlejad, selle miinimumprogrammi puhul, aga tegelikult peaks olema õigus kasutada kõikidel seda populaarkaebust. Noh jah, ütleme, seal on ka omad ohud, eks ole, et kui ma ei tea 10 000 inimest esitab populaarkaebused, eks ole, et siis on nagu raske neid ära menetleda. Ja sellega võib hakata torpedeerima midagi näiteks, et et inimesed hakkavadki, pandakse kätte mingi paber või mingisugune blankett, et nii poisid nüüd populaarkaebust esitama. Jah, et aga ka ütleme, kas vaatlejad või siis mingisugused esindusorganisatsioonid, eks ole, kodanikuühendused, mis on keskendunud valimiste aususe temaatikale. No ma ei tea, kuidas neid piire tõmmata, kuidas täpselt teha, aga kõige lihtsam piir oleks ametlikult vaatlejaks registreerunud isikud ja päriselt vaadelnud isikud, eks ole. Et need, kes olid registreerunud, need, kes olid vastava koolituse eelnevalt läbinud, eks ole, formaalse, ja need, kes siis ka päriselt kohal viibisid e-valimiste juures, eks ole. Et nemad omavad siis populaarkaebuse esitamise võimalust näiteks. Minu meelest igati mõistlik. Ma ei näe küll ühtegi põhjust, miks seda peaks toetama. Seda enam, et praegu ongi paljud olulised kaebust jäänud menetlemata Riigikohtus selle õiguse puudumise tõttu. Sisulised küsimused on jäänud Riigikohtu hinnanguta. Nii et jah, ma arvan, et siin oleks küll mitmeid asju, mida saaks üsna kerge vaevaga sellest kriitikast arvesse võtta. Küsimus on pigem selles, kas tahetakse või ei taheta. Minu jaoks on üks huvitav küsimus, mitte tahaks teemat vahetada, aga see, et milline see meediakajastus nüüd olema. Et siiamaani on minu meelest peaaegu täielik vaikus. Ma enne siia tulekut vaatasin küll, ERR-is ma midagi näinud. ERR-is oli küll kanti see istung üle. Aga kanti istung üle? Kanti istung üle. Istung kanti üle, vist ma ka kuskil. Jah, ERR-is oli uudis olemas sellest, aga mind huvitab, kas tänane AK näiteks räägib sellest või ei räägi. Väga huvitav küsimus. Igal ma AK-d koha peal ei näinud. Need ei tulnud huvi. Ei tulnud huvi nad selle vastu, mida seal räägiti, millised on parlamendiliikmete kommentaarid sellega seonduvalt polnud. Ei ületanud seda künnist, mille puhul saadetakse oma meeskond kohale, eks selle kajastust tegema. Et mind väga huvitab, mida me nüüd siit nagu reaalselt näha saame. Et kas ongi niimoodi, et pannakse lihtsalt silmad kinni ja tehakse ei taha näha, ei taha kuulda ja ei tee välja lihtsalt. Või siiski võetakse toon peale ja öeldakse, et päris nii pole õige. Et jaa, Postimees ma ei ole ka näinud mitte midagi, küll aga ma nägin hommikul, kui ma Postimeest sirvisin, siis nägin sellist artiklit, see on suur lugu digiajakirjades, see oli seal kuskil esiotsas niimoodi, suur lugu moejõud poliitikas, millest kõnelevad Kaja Kallase valikud. See on siis selline sügav analüüs sellest, kuidas Kaja Kallas riides käib, millised on tema moevalikud ja kuidas maailma press tema moevalikuid kommenteerib. Et kujutate nüüd ette, et inimene, kes põhimõtteliselt 3. maailmasõja lävel peaks olema Euroopa Liidu kõrge välisesindaja ja välispoliitika juht. Temast ei ole mitte midagi muud kirjutada Eesti meedias kui põhimõtteliselt sellest, millist paganama seelikut ta kannab. Et see on nagu tase, kuhu me nüüd oleme siis jõudnud. Tühi koht. Nojah, tundub küll. Aga lihtsalt töölauandes Martin jagas mingi karikatuuri, mis olevat olnud Postimees, mis Nemvalts ja ma. Et siin on küll nagu öeldud, et valmis raport. Ja nüüd meie tavaline vastus kahtlejatele 1-2, kes e-valimiste turvalisuses kahtleb, on Kremli-meelne oravate koorüia. Päris tabavis ennast. Jah, see võtab küll kokku selle asja. Aga see näitab ühtlasi tegelikult ka seda, et ega tegelikult mingisugust reaalset soovi tagada, et meil oleks demokraatlik riigikorraldus ei olegi. Ei olegi. Et suva. See süsteem teenib meie huve. See hoiab meid võimul, see aitab meil ellu viia seda agendat, mida me tahame ellu viia või mille elluviimise instrumendiks me oleme. Ja miks me peaksime torkima seda? Ei tahagi. Parem ongi tembeldada ära mingisuguseks Kremli narratiiviks ja e-valimiste kriitika ja tegeleme muude asjadega. Jaa. Kui selle raporti juurde tagasi tulla veel, siis sellest raportist võiks ju lugeda välja sellist asja, et me kuidas öelda, et on siin mõned kitsaskohad, eks ju, aga põhimõtteliselt seda head süsteemi, iseenesest head süsteemi tuleks lihtsalt korda teha.
et me saaksime nagu veel rohkem keerata nagu seda e-valimiste propagandat peale. Paneme põhimõtteliselt natukene, teeme seadused vastavaks niimoodi, anname võib-olla mingisuguse ka kuidas siis öelda, kaebuste õiguse inimestele ja teeme niimoodi, et see süsteem oleks veel parem. Aga tegelikult ma ütlen, nagu Veiko ütles, teeme juba täiusliku süsteemi veel paremaks. Ja. Et aga tegelikult kogu selle e-valimiste puhul tuleb ikka ja jälle tagasi pöörduda sinna nullpunkti, eks ju. Et ei. Siin ei tehta enam mitte midagi paremaks. Et see raport küll ütleb seda, et põhimõtteliselt siin on tõsised probleemid, aga need ületades, eks ju, me võiksime nagu selle süsteemiga jätkata. Aga ma arvan, et see tuleb võtta nagu nullpunkti tagasi. Nullpunktiks tuleb võtta see, et me läheme tagasi põhiseaduspärase hääletamissüsteemi juurde ja igasuguse e-valimise kui sellise, mis ei ole otsast lõpuni kontrollitav ja ma arvan, et isegi põhimõtteliselt ei ole otsast lõpuni kontrollitav. Tuleb visata lihtsalt põllule. Igal juhul ta ei ole arusaadav inimestele. Nii et minema põllule OSCE raport tõestas, et see on põhimõtteliselt mõttetu süsteem ja meie idee peab olema see, et e-valimised ära lõpetada. Ma ütlen, see oleks demokraatlik reaktsioon, et see oleks selline siirast lugupidamist demokraatia põhimõtte vastu väljendav reaktsioon riigivõimu teostajate poolt. Et jah, kui olukord on ikkagi selline ja me ei ole nagu aastakümnete jooksul suutnud luua süsteemi, mida võiks pidada usaldusväärseks, siis me ei lähe sellega edasi. Seda enam, et ühiskonna lõhestatus kasvab, suure osa ühiskonna usaldamatus süsteemi vastu kasvab ja see muutub meil legitiimsusprobleemiks. Et lõpuks me ei saa isegi enam väita, et meil on riigivõimu juures inimesed, kelle rahvas on sinna usaldanud. Sest et inimesed lihtsalt ei usu, et see mehhanism on usaldusväärne. See peaks olema selline loogiline arutluskäik, aga ma ütlen, see lähtub eeldustest, mis lihtsalt ei vasta tõele. Ehk siis tegelikult sellist lugupidamist demokraatia ideaali vastu ju ei ole. Ja siis on igati ootuspärane, et ongi selline Veiko poolt kirjeldatud reaktsioon. On, kahtlemata on. Ja tõepoolest, saab siis nüüd näha, millised tagajärjed sellele on, et kui me nüüd mõtleme seda, et kas see nüüd jõuab kuhugi välja, see raport, kas see paneb pead kratsima nii-öelda tänasel nomenklatuuril, kas Riigikogu või riigi valimisteenistuse juht Koitmäe hakkab tagasi astuma, kas ta tekitab talle mingisugust ebamugavusse, siis võib-olla kõige lihtsam selline prognoos kogu sellele olukorrale on see, et see raport on tulnud, ta on sedastanud Eesti e-valimiste kitsaskohad ja jumal temaga. Nüüd pannakse see raport ilusti kalevi alla, kogu süsteem teeb näo, nagu ta praegu juba üritab teha, teeb näo, nagu mitte midagi poleks juhtunud, kõik on hästi ja ilusti, opositsioon võib teha, mida ta tahab, pidada oma neid korruptsioonivastaseid erikomisjone seal ja vaadata Lutsarile näkku ja kes see teine E200 esindaja seal on, see Stig Rästa, spetsialist mitmetel aladel, muusikas kindlasti, aga ilmselt mitte riigivõimu teostamisel. Ja vaatavad seal näkku tuima näoga teile niimoodi ja asi läheb edasi põhimõtteliselt, rong läheb edasi. Et see on nüüd nagu võib-olla kõige lihtsam stsenaarium, mida me siit võib-olla võime välja mõelda. Suure tõenäoliselt nii on. Ma iseenesest pean tõenäolisemaks, et nad päris tuima ei pane. Nad ütlevad, jah, eks me siis vaatame, mõtleme ja proovime seda paremaks teha, siis võib-olla mingi kosmeetilisi muudatusi teevad kuskil, et ei saaks neid süüdistada selles, et nad üldse ei võtnud tooni peale. Aga sisuliselt põhiprobleemide juurde ei lähe. Et ikkagi otsast lõpuni kontrollitavust ei tule, populaarkaebuste esitamise võimalust ei tule, vaatlejate õigusi ei tagata korrektselt, eks ole. Ja kriminaalseadustikus sanktsioone rikkumiste eest ette ei nähta. Nii et ma arvan, nendest nad ei tegele. Midagi putitavad siit sealt, et enam-vähem nii, et kui autol on mootor kokku jooksnud ja peaks mootori välja vahetama, et siis tehakse nii, et lapiga tehakse peeglid puhtaks, nii et ei saaks öelda, et me ei ole nagu pööranud probleemidele tähelepanu, mis auto juures esinevad, eks. Ja see loob loomulikult Eestis sellise olukorra, kus
opositsioon ja opositsioonilised jõud ei saa loota demokraatlikule protsessile, mis tähendab omakorda seda, et väga paljud inimesed hakkavad mõtlema, et aga mis protsessile me siis lootma peame, kui demokraatlikule protsessile me loota ei saa. Võib-olla siis lähme nagu ajas tagasi mingitele sellistele aegadele, kus loodeti sellisele protsessile nagu avalik vägivaldne vastuhakk riigivõimule. Ei no aga lõpuks ühel hetkel ta peab sinna jõudma, olgem ausad. Ja ma pean ettevaatlik olema sõnade kasutamisel, et mind ei kutsutakse üles, mind ei süüdistataks mingis üleskutses riigivõimu kukutamisele, aga lihtsalt filosoofiliselt vaadeldes ta peab mingil hetkel sinna jõudma. Sellepärast, kui populatsioonil ei ole usaldus selle vastu, et võimu juures ollakse legitiimselt, siis tuleb ju selline seltskond võimu juures kõrvaldada. Ja sellepärast ma ütlengi, et tegelikult selle seltskonna enda huvides peaks olema valimissüsteem korda teha. Eks kui nad väidavad, et kõik on aus ja mingid võltsimisi toimu ja nii edasi. Et keegi ei saaks süüdistada neid selles, et te olete saanud võimule viisil, mis ei päästa rahva tahet, eks ole. See peaks nüüd esimene huvi olema. Sest vastasel juhul ongi igati põhjendatud öelda, aga vabandust, mis õigusega te üldse riigivõimu teostate, kui meil ei ole mitte mingisugust kindlust selle kohta, et te saite võimule viisil, mis kajastab rahva enamuse tahet. Mina olen näiteks rääkinud juttu paljude inimestega ja nad ütlevadki seda, et nemad on jõudnud oma otsustustes sinnamaani välja, et mitte veel tegudes, eks ju, aga otsustes sinnamaani välja, et ainukene viis, millega seda Eestit siin kuidagigi õigele rajale võib pöörata, on vägivaldne riigipööre. Nii. Meeldib see mõte teile või ei meeldi, head valitsejad, et meeldib see paljudele inimestele või mitte, aga fakt on see, et need inimesed on jõudnud oma enda läbitunnetuses sinna, et kui valimissüsteemi ei saa usaldada, kui Eesti poliitilist liiderkonda ei saa usaldada, kui kogu süsteemi, ametnikkonda, süvariiki, mis on paika pandud, juhitud siin riigiülestest institutsioonidest ei saa usaldada, no mis see variant siis on loomulikult, et see peab olema see ainus variant. Ja seal juures on veel tõsiasi, eks ole, et nagu et juba pikka aega ja stabiilselt istub võimul seltskond, kelle toetus on 14-15% heal päeval, eks, kodanike seast, kui me arvestame ka neid, kellel erakondlik eelistus puudub, eks. Kui me neid ei arvesta, siis on seal kuskil 19-20%. Kui me arvestame ka neid, kellel erakondlik eelistus puudub, siis 13-14%. Ja stabiilselt, lihtsalt. Ütled, et jah, meil on mandaat. Teil ei ole mandaati. Teid toetab 13-14% kodanikest. Te peaks tagasi astuma, ei astu. Vaid ootame, et me saaksime oma mandaati värskendada valimiste abil järgmistel valimistel, eks ole. Et loomulikult inimestel mingil hetkel saab see mõõt täis, ütlevad, et aga me lihtsalt ei tunnistada enam legitiimse riigi võimuna ja siis kadugu minema sealt Stenbocki majast ja mujalt, eks. Ja ma ütlengi veel kord, et kui see seltskond tahaks sellise tulemuse või tagarijani jõudmist vältida, siis nemad peaksid olema esimesed, kes hoolitsevad selle eest, et meil oleks päriselt usaldusväärne valimissüsteem. Ometi ei ole. No täpselt, selline brutaarpolitoloogia ju räägibki sellest, et demokraatia ei ole mitte midagi muud kui mehhanism, millega võim vahetub veretult. Et muidu tavaliselt, kui tuleb üks türann või teine valitseja, siis ainus võimalus ta sealt kõrvaldada on tema mõrvamine. Nii, et demokraatlik protsess on see, mis on siis loodud selleks, et võim vahetuks veretult. Ilma ülestõusude, revolutsioonide, võimul olevate inimeste mahalaskmiste ja mingisuguste muude eksessideta. Aga kui see protsess, mis viib sinna võimuvahetuseni, ei ole enam vaadeldav, ei ole enam usaldatav kriitilise massi poolt, kriitilise osa rahva poolt. Nii, siis me olemegi teel sinna, kus oleme jälle tagasi pöördumas sinna nii-öelda türannide eemaldamise teele. Jah, ehk lühidalt öeldes valimistel puudub mõte, kui valimiste protsess pole usaldusväärne. Siis see muutub mingisuguseks selliseks nagu rituaaliks, millel puudub igasugune veenvus. Eks? Just. Aga kuidas siit nüüd edasi minna, saab nüüd näha, et see on nüüd nagu esmane kommentaar, oleme nüüd täpsed, et sina tuled just sealt esitlemiselt, sina said seda OSCE raportit nüüd nagu pikemalt eile õhtul kätte ja lugeda, mina nägin seda alles täna hommikul, samal ajal, kui ma vaatasin seda
ettekannet siin ja nüüd nagu tunni aja pärast peale seda istungit nüüd teeme nagu saadet ja kommenteerime seda, aga ma arvan, et me kommenteerime seda asja siin veel, ma kindlasti kavatsen teha Veiko Vihuriga ka veel raadiosaate ja tegelikult Andres Aule on mees, kes on lubanud ka stuudiosse tulla, et seda raportit kommenteerida siis juba juristi pilguga, olles sellega tutvunud lähemalt. Oluline on see, et see ei ole mingisugune tulemus, vaid see on mingi vahepeatus, et siit tuleb edasi minna. Täpselt. Ja lihtsalt isegi kui ei ole mingit selget visiooni, kuidas sellest süsteemist lahti saada, siis samm-sammult päev-päevalt tuleb edasi töötada, mitte nagu järele jätta. Äkki siis kuhugi jõuame, vaatame. Ja. Tilk uuristab ka kivisse augu. Nii et, igal juhul selle mõttes on hea meel, et see asi sai tehtud, et see oli ju mitmete osapoolte koostöös tehtud asi. Arvo Aller selle esitas, Andres Aule selle teksti põhiõsi koostas. Mina ise olen sinna aidanud täita teatud rolli OSCE ODIHR-i meeskonna kohtumisega ettevalmistamiseks, nendega suhtlemiseks nii edasi. Nii et kui erinevad osapooled näitavad üles head koostöötahet ja annavad oma panuse, siis on võimalik edasi liikuda küll. Et see on võib-olla üks hea järeldus. On, kahtlemata on. Aga tõepoolest jõudu kõikidele nendele osalpooltele ja võitleme edasi. Aitäh sulle siia stuudiosse tulemast. No aitäh sulle ka. Kohtumiseni.